unistus. Oli suvi ja üks tüdruk nimega Ella ootas nii väga talve. Ella oli juba kirjutanud 140 jõulujuttu. Ella läks oma tuppa, et hakata kirjutama 141. jõulujuttu, kuid tal ei tulnud toas ideid. Kuna õues oli soe suvi, siis Ella otsustas minna õue mõtlema. Ella mõtles ja mõtles. Korraga tundis Ella külma ja ilus väike lumehelbeke langes vaikselt Ella nina peale. Ella kiirustas suure hooga tuppa tagasi ja hakkas talveriideid selga panema. Ella ema oli imestunud, mis tütrel hakkas, aga ta ei keelanud Ellal lõpetada. Ema lihtsalt vaatas Ellat õue jooksmas ja läks koeraga jalutama. Kuid kui Ella rõõmuga õue jõudis, ei olnud ta enam üldse rõõmus, kuna lund ei olnud. Ta läks pika sammuga tuppa tagasi ja istus laua taha. Ella ohkas mornilt. Ema jõudis 20 minuti pärast tagasi ja siis imestas, miks Ella ikka oli talveriietes. Ema küsis Ellalt, kas tal palav ei ole. Ella vastas, et ei. Ema jättis ta sinna istuma ja vaatas aknast välja. Imestus oli suur ja ema ütles vaikselt, lund sajab, kuid see ei olnud piisavalt valjusti, et Ella seda kuuleks. Ella jooksis õue ja õue jõudes tundis ta kahanemist ja sõnad jäid kurku kinni. Kui Ella päris väikeseks oli muutunud, tuli nurga tagant välja jõuluvana. Jõuluvana võttis Ella pihku, läks kiirel sammul oma saani juurde ja hakkas sellega ära lendama. Ella kartis, et ema hakkab muretsema, aga avastas miniema teiselt poolt saani. Nüüd olid Ella ja ta ema väikesed ja armsad päkapikud. Isegi koer oli päkapikuks muutunud.